Tere taas, head saatekuulajad! Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu, tuntud sisulooja ja suunamudija on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 26 võeti hästi vastu, samuti laekus palju küsimusi energeetika kohta nii Eestist kui mujalt. Jätkame tehnokraatlike teemadega. Nii et siis tänased sellised küsimused, et milliseid andmeid parandas Saksa statistikaamet Testat hiljuti. Kui palju maksis Baieris kevadine tuulevaikus? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust, nagu alati pakun välja. Kes tahab, võtab, kes ei taha, ei võta. Pakutakse igasuguseid variante õppimiseks ja sain nüüd hiljuti teada ka, et Tallinna Tehnikaülikooli ei ole üldse sisseastumiseksamid vaja teha. Kui on matemaatika 35 punkti keskkoolist või gümnaasiumist saadud ja Eesti ka 35 punkti 100, siis sellest piisab. No vot, sellised asjad, aga mina kui käisin, siis tuli ikka 3 sisseastumiseksamit teha ja kohtade arv oli limiteeritud. Et ei saa olla rohkem kindralid või rohkem juhte, inseneri kui töömehi, kes kuldsete kätega tööd teevad. Nii ja kui selline küsimus on, lähme siis slaidide peale. Nii, näete nüüd pealkiri ka ja pildiga, mis siin on. Ja tuletate meelde ka, siin hiljuti Eestis oli ka mingi statistika ja numbrite mingi eksitus, siis parandati, nad ikka oskavad kellegi moodi olla, eestlast ma räägin. Näete, energia üleminek ebaõnnestus, Testadis peab pressiteadet muutma. Näete, mida seal siis juhtus? Kliimafanaatikud hüppasid rõõmust, kui teatati, et hoolimata madalate temperatuuride perioodidest tootsid taastuvad energiaallikad esimeses kvartalis rohkem elektrit kui fossiilkütused. Kuid see ei ole tõsi. Föderaalne statistikaamet pidi oma pressiteadet parendama. Vot see ongi Testat, mida ta nüüd siis parandas. Et vaatame siis koos üle. Tegelikult oli igale vaatlejale algusest peale selge, et ilm Saksamaal selle aasta esimese 3 kuu jooksul ei soosinud just tuule- ja päikeseelektrijaamadest elektrienergia tootmist. Mõelge, nüüd varsti on ka, veel on jäänud natukene mõni kuu ja hakkame ka jälle uue aasta järgi rääkima. Viime aastaaeg, umbes näete pool aastat on Saksamaal. Palju meil on? Meil on rohkem, ma arvan. Meil on paar kuud on valget ainult, kes on pimed. On see valgete ööde aeg. On päikeseenergia jaoks eriti kahjulik. Kuid ka tuul jätab soovida eriti talvel ja kevadel. Vähemalt tuuleelektrijaamade käitamise osas. Sellest hoolimata teatati juunis Saksamaal suurepärased taastuvenergia tootmise näitajad. Ilmselt märgivea tõttu. Vaadake, enam ei arvestata numbritega, aga märgiviga. Miinus või pluss tuleb ainult panna. Ega meil on ka elektripositroni etendus ja elektronid ja nii edasi. Nüüd on Föderaalne Statistikaamet Testat pidanud teatama parandustest. Tegelikkuses oli tuuleenergia tootmine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga dramaatiliselt vähenenud. Samas, kui kivisüsi ja gaas pidid Saksamaa
elektrivarustust tagama. Näete, kogu aeg ostavad juurde ikka, muidu võib ju väga suur pahandus juhtuda. Nii, Testatise andmetel suunati 2025. aasta esimeses kvartalis võrku 119,4 miljardit kilovatt-tundi elektrit. See on 1,9% vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Tegelik šokk peitub aga energiaallikate jaotuses. 50,5% elektrist pärises tavapärasteks ja fossiilsetest allikatest. Näete, gaas, kivi, süsi. Üle poole võeti. See on eelmise aastaga võrreldes tohutu 19,3% kasv. Taastuvenergia osakaal langes, näete, 49,5–17%. See tähendab, et esimest korda alates 2023. aastast algusest toodeti söest, gaasist ja muudest allikatest rohkem elektrit kui tuulest, päikesest ja biomassist. Palun teid, siin on number olemas. Kas jätkame, paneme kolinaga edasi või kuidas see käib? Lisaks langes tuuleenergiast toodetud elektrienergia, mis on nüüd Saksamaa katastroofilise energiapöörde selgroog, 29,2%. Tuuleenergiast pärines vaid 33,2 miljardit kilovatt-tundi ja selle osakaal on elektrienergia jaotuses langes, näete, 27,8%. 1/3, kõik 1/3 hea meelde jätta. 2 aastat läheb kolmandik kogu aeg vasta pekse, nagu öeldakse. Nii et vasta tuult ei tasu sülitada, alla tuult on parem. Võrdluseks eelmise aasta samal kvartalil oli see näitaja, näete, 38,5. Põhjus on lihtne. Erakordselt tuulevaene kvartal põhjustas rootorite seiskamist. Sarnaselt nõrga tuulega, kuid oli ka 2021. aastal. Kuid seekord on sõltuvus tuuleenergiast veel suurem. Näete, üle aasta või niimoodi on päris seisakud toimuvad. Nii nagu loodus tahab ennast taastada, ei puhu ja midagi, aga me arvestame, et kui paneme ikka üles, siis ta peab rullima seal. Jõe ja hüdroelektrijaamaga saad mängida, vesi voolab seal kanalas, kogu aeg allikast tuleb. Aga puhuda ei ole võib-olla suur tõll ja Kalevipoeg võib-olla suudaks puhuda. Lähme siis edasi. Samal ajal kasvas elektrienergia tootmine kivisööst, näete, 15%. See asetab kivisöö vaid veidi tuuleenergiast, jätab ne maha, jääb veidikene. Elektrienergia tootmine maagaasist, mis on nüüd Venemaa vastaste sanktsioonide tõttu samuti äärmiselt kallis, kasvas samuti tugevalt 27,5%, kolmandik, mis vastab 20,6 osakaalule elektrienergia jaotustes. Poliitikud jäävad kindlaks oma eesmärgile. Näete, meil ka poliitika on, et olge ikka vali mind ja kohe muudame sul Eesti kõik paremaks ja kõik teeme ära. Et isegi mingi lollus ka veel juurde mõeldi, et valimise reklaami mingil ajal ei ole poliitekraani reklaami teha, et see on seaduse vastane. Aga mina kui lihtne tehnokraat küsin, kas see need hüüdlaused ei ole vale, otseselt rahvale valet välja käia. See peaks olema puhas vale. Seda ei annab kontrollida või ei anna seda kontrollida. Vot see on minu selline imelik ära, et kui on sul kirjutatud ära, et teeme seda, teeme teist, muudame midagi, aga siis peab olema, mida te muudate 10 punkti seal juures ja siis vaataks üle, kas nendest 10 punktist on midagi muudetud.
kui ei ole, siis on vale sõnum rahvale antud, valetatud. See on lausvale. Aga kui midagi varas tõmbab seal midagi ära rahakotti, siis tema midagi ütleb, siis tema on valetaja. Ma ei saa aru. Üks vale on vale ja teine vale ei ole vale või kuidas see on. Nii et lähme edasi. See oli minu vahepõige. Võib-olla mõtlete ka, kas siin on valet palju. Näete siin Vestat hakkas ka ümber kohe kirjutama, sest ei saanud aru, et kuidamoodi tuulevaikus ja tuulikud seisid ja midagi ei toimunud. Poliitikud jäävad kindlaks, et Saksamaa peab jääma rohelise energia teerajaja. No ta alustas seda, kui see kommunism ära lõppes, 1980 pidi ju kommunism saabuma, aga seda ei tulnud, siis esmakordselt rohepööret sakslane mainiski, alustas 1980. Nii, äärmiselt ilmastikust sõltuv ja see on eriti kahjulik talvekuudel. Kuigi tuuleenergia nõrgeneb, ei suuda fotogalvaanika seda puudujääki kompenseerida. Kuigi päikeseenergiast on toodetud elektrienergia suurenes tänu suuremale päikesepaisele tundidele, jälle 34,6, need 1/3 natukene, 11 miljardi kilovatt-tunnini, jääb selle osakaal kogu energiast madalast. Näete 9,2 ära, 10% tuli seda nagu juurde, aga kui me kuulsime eespoolt ka, kui nad kõik oleks seal vändanud hooga, siis ei oleks ju traati ära mahtunud. Jälle teine probleem on, kui nad väntavad, siis on traadid punased, ei mahu, kui ei vänta, siis näete, ei jätku seda elektrit. Nii et kas selline süsteem või auto oleks teile vajalik? Näiteks kui kodus on olemas auto, ta nimi on, lähete, istute sisse, ta ei sõida. Panete mürisema, rattaid tal all ei ole. Ma sõitsin autoga pool tundi, lähete tuppa, kus sa käisid, ütled naisele, ma käisin autoga sõitmas ja kas see on nüüd normaalne ja see annab ju sama variandi välja. Nii, läheme siis edasi. Ja tulemus. Näete, milline tulemus nüüd ja mis siin juhtuda võib üldse. Saksamaa peab importima üha rohkem elektrit. 2025. aasta esimeses kvartalis kasvas import 14,9%, jämedalt 20-15. Eksport langes veidi, eksporti ei andnudki, ainult ostad sisse. See on otsene tagajärg tuumaenergia järk-järgulisele kaotamisele ja üleminekule tuule- ja päikeseenergiale elektritarnijatega. Vot sellest ma aru ei saa, neil panid 33 tuumajaama kinni ja praegu see aasta viimane, no ütleme natuke rohkem, kõik juba pooldavad tuumaenergiat nagu roheenergiat. Nad on lükanud selle rohelise lipu ja värviga tõmmanud kokku, ära märgistanud, et ta mahub sinna sisse. Aga need sakslane ei taha. Ja kui ma VVN-i, seda World Nuclear Newsi lugesin Saksamaa koha peal, siis teadlased, saksa teadlased ütlevad, et 6 tuumajaama saaks kohe käima tõmmata. Ja arvestage, üks tuumajaam annabki 1 gigavatti, kui ta ei anna, annab seal 400 või 800, midagi ta annab välja, aga ta jääb käima ja teda ei anna sulgeda talvisel tuulisel ajal, tuuletul ajal, näete. Ja vot siin ütleb, et riigi jauks, mis oli kunagi suur elektri eksporti, on see tõeline häbiplekk. Ainus järeldus, mis alles jääb, on see, et energia üleminek on täielik läbikukkumine. Näete on, kas me paneme ikka samamoodi kohinaga järgi, et on või ei ole. Nii. Ja nüüd teine küsimus, nagu meil oli siin, kui palju maksis Baieris kevadine tuulevaikus? Kallis vaikus, näete, kirjutab ette, kuidas Baieri tuuleenergia pealetungist on saamas toetuste auk. Tuuleturbiinide jauks pole piisavalt tuult, küsitakse, jah, pole probleemi, näete see
CSU erakonna juhitud Baierimaal lahendatakse kallite toetustega, mille avalikkus peab katma. Kõik energiapöörde nimel ja maksumaksja raha raisatakse ilmast sõltuvale elektrile, mida keegi ei taha. Vaadake, see on ilus, ma punaseks ei pannud, aga saate mõtelda. On teil seda kallist elektrit vaja, kui ta korraga nii palju tuleb? Ei ole ju teda vaja. Seda on siis vaja, kui on külm või on soojades maades on vaja jahutada. Aga nagu ma ütlesin, paljud on rääkinud, on Euroopas käinud kohvikus igal pool, ainult külmkapp nurgas, liha ja toiduained külmaks ei lähe üle. Tuled on kõik pimedas. Nii, läheme siis edasi. Altengi metsa, kus tuulekiirus on parimatel aegadel, näete, sobivad on ainult lohede lennutamiseks kui elektri tootmiseks. Plaanitakse veel püstitada lausa 27 tuulikut. Näete, neil on plaanid ikka veel olemas. Mitte sellepärast, et seal oleks eriti tuuline, vastupidi, vaid sellepärast, et see paneb kassad helisema, vaata raha koliseb. Saksamaa energiapöörde subsiidiumide Eldorado, rahavada, kus ideoloogia ja rahalised piirangud toimivad koos. See piirkond on üks kõige vähem tuuliseid Saksamaal. See ei häiri kedagi, paneme ainult püsti, seal eespool kuulasite, oli ju 2% maismaast ja vähendused eelmise saates, kui te vaatasite, ega vahet ei ole, tuulik püsti ja läheb. Rohelises muinasmaal, Saksamaal muinasmaa siin, vastupidi, EG võrdlustootluse mudel tagab, et raha voolab küllastuslikult seal, kus tuuleenergia on eriti ebaefektiivne. Vaadake, see näitab, et meil on siin hullumaja on seal Saksamaal, kui tuult ei ole, midagi ei ole, paneme 27 tuulikut püsti ja ei ole oluline, kas üldse tuult on. See on täitsa niiskene naljakas või ei ole. Siin mina ei oska küll naerda, nutma peaksin. Valitsuse garanteeritud parandusteguriga kuni 11,3 senti kilovatt-tunni kohta saab igast nõrgast turbiinist rahaallikas. Näete, 11 senti maksab rahvas ära, küll saab sealt. Ja raha saavad, näete, projekti arendajatele, aga mitte tarbijad. Nagu ikka maksab vahehinna maksumaksja. Samal ajal, kui neil iga päev loengut peetakse, energia ülemineku oletatavast vajalikkusest tunnevad üha enam, et rahastavad hoopis teistsugust mängu. Ökolobi suurtoetuste monopoli. Varem kehtis Baierimaal nõnda 10 hass-reegel. Vaatavad, see oli ära, see on unustatud, mis aeglustas uute tuulikute ehitamist. Oli vaja kontroll, projekteerida ja nii edasi. Meede, mida kunagi peeti maastiku hävitava aktivismi vastase kaitseks, on nüüdseks tühistatud täieliku poliitilisi kavatsusega. 6 kuu jooksul anti kiiruga välja load 600 megavatise võimsusega tuulikute ehitamist. Naks raha ära, sulle natukene ja saad loa ja ehitad. See oli bürokraatlik tõuge, mida teistes valitsemisvaldkondades võiks vaid soovida. Ja miks see kõik? Sest tuuleenergiat peetakse äkki alternatiivita. See termin on tuttav teistest poliitilistest katastroofidest tänapäeva Saksamaal. Näete, juba nad teavad, et paneme raha ruttu sinna, paneme raha ruttu tänna, katastroof tuleb, kõik lähevad ära, kas meil on üldse mõtet ja nii edasi ja nii edasi. Näete, kui hästi ütleb. Ja näete, mida ütleb siis nende majandusminister. Meil on ka siin majandusenergeetikaministrid.
majandusminister Aivanger müüb uue laine tuulikuid vastusena pakkumise puudujääkidele. Näete, ei ole vaja pakkumisi ka teha, puudujäägid on, kas on, vähemalt saaks maha müüa, maha pähemääri. Eriti Baieri Cemendelta piirkonnas, kuid isegi seal on Altengi kallis roheline elekter ebapopulaarne. Mitte ükski ostja pole veel elektrienergia ostulepingut allkirjastanud. Pole ime, et elekter on lihtsalt liiga kallis, liiga kõikuv ja liiga ebausaldusväärne. Tööstus teab, et ideoloogiline soovmõtlemine ei suuda rahuldada ööpäevaringselt töötavate jaamade energiavajadust. Ainus usaldusväärne elekter on see, mis voolab pidevalt. No siin ütleb ilusti, nagu jõgi voolab, jõgi ära kuivab, on väga kole see mäng. Jaltengis see lihtsalt nii ei ole. Tegelik skandaal ei seisne mitte ainult ebaefektiivsuses, vaid ka selle taga olevas süstemaatilises lähenemises. Toetused, mis olid tegelikult mõeldud turule orienteerutud ümberkujundamise edendamiseks, on muutumas püsivaks toetusteks projektidele. Siin ma pidurdan. Saite nüüd aru. Kõik toetused on, näete, on muutumas püsivaks toetusteks projektideks. Nii et kui me ei taha midagi muuta või midagi siin ära, vot see olekski huvitav, kui see erakond ütleb, et me vajame muutust. Vot siin olekski näha, kas meil on vaja muutust, näiteks ütleme sigade mõrvade eest, kas meil on vaja muutust, näed siin elektrienergia ühenduste ja muud ära. Või need toetused jäävadki kellegile püsivaks toetuseks, mis ilma valitsuse toetusta kunagi kasumlikud ei oleks. Ometi demoniseeriti tuumaenergiat just sel põhjusel. Liiga kallis, liiga aeglane, liiga valitsuse toetatud. Asjaolu, et Briti tuumaenergia lepingud on nüüd odavamad kui Baieri tuuleenergia nõrga tuulega piirkondades, varjatakse tahtlikult. Need vaatake, saate lugeda, siin on asju sees selles loos. Ja vaadake, kui meil on see majandusministrid, olid siin kliimaministrid ja Yoko Alendrid ja nii edasi. Nad kõik olid selle poolt, et muutuksidki need rahvale kõik need asjad pidevaks koormiseks peal. Ja kui sa tahad pidevalt maksta, ega see on ju täielik katusse pakkumine, varem oli nõukaajal, tahtsid ära, aga kui võtsid endale tublid poisid sinna ette ja olid katusse pakkujatest vaba, maksid turvatöötajatele selle väikse palgakese ära ja olid au ja väärikusega ka. Nüüd minu poolt kõik nüüd selliste küsimuste koha peal. Aitäh selle hea ettekande eest taas kord. No, minu meelest need rohekommunistid, no ideoloogiliselt nad kujutavad omale ette, et nad on kõikvõimsad, et nad tõesti suudavad oma tegevusega kliimat mõjutada. No, natuke sihuke tegevus meenutab sihukest nõukogude aja tegevust, kus nõukogude ajal ju taheti ka panna jõed tagurpidi käima, et näidata, kui kõikvõimsad me oleme, et suudame asju siin muuta ja loodust muuta. Aga nüüd, kui tulla nende näiteks tuulikud ei ole ju ainuke asi, sama asi on ju nende päikesepaneelidega. Määriti pähe, müüdi maha see idee inimestele, et paned omale tuulikud või mitte tuulikud, need samused päikesepaneelid
siis tarbid ise elektrit ja ülejäägi siis müüd tagasi. Aga nüüd on ju see teema, et nad on ju maksustatud ka veel, et umbes, et kui nad nii palju ütleme, paneeli omanik ju peab selle vahe veel seal kinni maksma. Ehk siis sisuliselt on ju neid paneeli panijaid ju petetud ju. Tegelikult toimus see suur pettus. Terve ühiskonna suur pettus. Aga siinkohal lähme küsimustega edasi. Kas tuuleenergiast võib saada Statkraftile Norra firma miljardine haud? Palun, Andres. Nii, jätkame siis ära. Vot siin nüüd tekibki sellised küsimused, me oleme siin Euroopa Liidus olnud ja olen siin ka mitu korda rääkinud, vaadake, kus on energia, kus on alamad, mitte alluvad, vaid alamad. Kuningriigis on alamad, kuningal on need ja kuningas hoolitseb oma rahva eest, oma alamate eest. Ja näete, kõik need energia, kõik asjad proovitakse ka järgi, sellepärast iga uus asi on alati huvitav. Kuigi ta on olemas, ütleme, sellises küljes, et iga unustatud asi on uus asi, iga vana asi, nii saab öelda. Ja selle koha pealt võib ka näite tuua, et nagu see alalisvoolu autod ja masinad, need olid ju olemas. Kõige esimene käru oligi alalisvoolu peal. Siis tuli sisepõnemismootoriga, mida vändast löödi käima. Vänt jäi sinna ette. Ja pärast siis, kui tuli starter, mis 12 voldi või 6 voldiga mootorrattal läks käimas, vaata mootorrattal on lõidi kangiga jalaga käima, seal ei olegi seda. Ja vot need kõik asjad on toiminud ja nad toimivad ka siin aastasadu lähevad edasi. Ja kuna see ongi nüüd nagu Norra proovis ka kõik asjad järgi, Rootsi proovib kõik asjad järgi, need järgmistes saadetes, kui te vaatate, siis nad on asjadega lõpetamas. Mitsubishid ja suuremad sellised firmad lõpetavad igasugused suured merepargid ja need ära, nii et soovitan vaadata. Ja lähme siis vaatame seda Statkrafti isiklikult edasi. Vaatame siis rahulikult. Näete, Statkraft kiirkursusel on pealkiri selline, et ta tegi kiirkursuse ära ja loobub sellistest lollustest. Ja näete, siin on numbrid juures ja kuna on kuningriik, raha küll, kuningal tegi selle pulli läbi, tal on tagavara variandid alati, eesti keeles on ka ju korralikult selline sõna, et ära hoia mune ühes korvis, pane nad eraldi. Siin ta kasutabki, aga meie millegipärast ei taha. Tahame kogu aeg olla selle Euroopa poolt, kuigi võiksime olla ju täielikult. Siin on jutuks olnud, miks me ei taha soomlaste moodi olla, miks me ei taha rootslaste moodi, kuigi me oleme ise ju ka Skandinaavia Põhjamaad tegelikult. Lätlane, see jääb juba allapoole, miks me tahame olla siin see lätlaste või Baltimaad või me võime olla ju, sest kui minna sinna lõuna poole, seal on ju oma see Shanghai koostööriigid ja nii edasi. Me võiks siin olla vabad ja kui me oleksime ühel tasemel ja ei suhtleks nendega. Ma toon nüüd oma isikliku mõtte sisse, vaadake, kuidas saab olla soomlane Stubb, kuidas ta kirjutatakse, president, ameeriklasega sõber. Kuidas ta saab? See on väga lihtne, ta mängib golfi ja golfirallikul või piljardisaalis või kellel kuski missioon või taldrikute loopimised, igasugused spordialad või reketiga või tennist mängitakse. Seal tehakse väga suured otsused alati ära. Et teeme sedasi, teeme ära, siis vaatab, kuidas teine reageerib ja nii edasi. See on selline sportlik ja hobi. Aga meil on mis hobi, ainult riielda, sõdi, kutsuda seda välja ja nii edasi. Ei ole seda haridusdiplomaatiat. No, ma ei tea, selle võib öelda, meil on see
deliirium, loogika deliirium või see mõttedeliirium, et me ei tea, mida me amokki jookseme, kas oleme liiga üle joonud või nii edasi. No see oli nüüd vahemärkus, et me peaksime ka mõtlema just nii, nagu mõtlevad meil siin Põhjamaad. Ja näete, Norra energiakontsern Statkraft kogub korraliku kasumi asemel märkimisväärset kahjumit. Üks põhjus selleks on muu hulgas kahjumlik tuuleenergiaäri. Nüüd ettevõte rekonstruktueerib ja positsioneerib end ümber. Näed, sai kahju natukene, sai vasta pükse, sülitas korraks vasta tuult, sai pläraka ära, aga ta ei tee teist korda. Ja rohelise energia muinasjutud ei saa tihti teoks, jõudis kohal. Ja näete, ütleb nüüd ära, ilusti hakkab nagu muinasjuttu rääkima seal ja elas kord Norra energiagigant, kes uskus, et suudab tuuleturbiinidega maailma päästa. Vaat tema oli veel paremini rohepööret paneb ja see on kindlasti Norra enda korralik pedagoog, kes siin on kirjutanud. Ma ka naersin ja mul oli kohe hea tuju hakkas kohe, siin ei ole sellist põhjendamist sellist ära. Ja selle käigus raha teenida, no Buratino lugu. Kuid nagu rohelistes muinasjuttudes sageli juhtub, pole lool õnnelikku lõppu, vaid pigem tohutu reaalsuskontroll. Vaadake see, soovitan tehnokraatidel või kes siin seda saadet ka vaatavad, siin on kõik faktid olemas, nende siniste peal on olemas, kui lähete sinna Report 24. Statkraft, mis oli kunagi Skandinaavia energiasektori uhkus, teatas 25. aasta teise kvartali kahjumist koguni 6,5 miljardit Norra krooni, mis on umbes 550 miljonit eurot. Teatas ära lihtsalt kuningale ettekanne, et kuule, panin mööda. Põhjus. Väidetavalt puhas ja kasumlik tuuleenergia osutub pettuseks. Vaadake, ta sai nüüd pihta ja ütleb asjadele kohe otseselt ära. Ta ei hakka siin mingisuguseid valimispropagandat midagi rääkima, et rohepööre on nii ilus ja värk. Ütleb kohe siin ära, et see on pettus, see rohepööre. Dramaatiliste kõrvalmõjudega veel. Kõige märkimisväärsem on Norra ja Rootsi tuuleturbiinide tohutu allahindlus kogu summas 300 miljonit USA dollarit. Pakuti odavamalt neid turbiine ka veel. Paistab, et roheline tootlus on lõpuks Põhjajala vihmasaju alla kadunud. Näed, põhjal täid pihta. Näete, siin ei ole midagi, kõik asjad liiguvad. Lähme edasi. Ja on õpetlik, võiksid inimesed natuke õppida ka, aga kui ei ole enam mõtlemis- ja mõistust ja õppimisvõimet, hindeid ei tohi ju panna, siis aga muinasjutu võib ju lugeda. Näete, siin ta ütles, et see oli pettus. Nii. Ja nüüd läheme edasi. See, et just tuuleenergiast on saanud kauaaegsete energiaettevõtete kirstunael, ei ole õnnetus, vaid ideoloogilise energiapoliitika loogiline tulemus, mis on asendunud füüsika, turuloogika ja terve mõistuse CO2 neuroosidega. Vaadake, ta ütleb 3 asja, aga siin Indrek Neiveltki ütles, et Eesti, kui tahab ellu jääda, siis Eestis oleks vaja pearaamatupidajat ja peaenergeetikut. Ja siis see terve mõistus, et CO2, see ei sega seda neuroosi, sest annad nad parajalt seda ja taimed kasvavad. Ja Skandinaavia elektrituru kiire hinnalangus tabas maismaa tuuleenergia äri eriti valusalt. Kuigi Statkraft tootis rohkem elektrit kui kunagi varem, näete, 15,2 teravatt-tundi,
millest 2 teravatt-tundi pärines tuulest, langes EBITDA järsult 6,5 miljardilt kroonilt vaid 4,5 miljardile kroonile. Ja näete, mis ütleb rohelise kirjaga. Roheline külluse sarv ei olnud vaid põhjatu auk. Nad tõmbavad ja nüüd nad tõmbavad pistiku pesast välja. Siis Statcom veel, kus ta tegutseb, näete, arendustegevus Horvaatias tegutsevad. Viskasid minema, hüljatud. Ei tule sinna. Investeeringud Kolumbias, Hollandis ja Kanadas kõrvaldad. Aitab poisid. Me oleme viikingid. Võtsime Ameerika küll ära enne Kolumbust, käisime paadiga kohal, aga nüüd me enam ei taha lollustega tegeleda. Isegi rohelise globalismi lootus vesinikule, väidetavalt tuleviku maagilise energiaallikale, kaob vaikselt projekti plaanides. Näed, nad viskavad ühekaupa ära ja plaanidest. Kunagi kõikjal olevast avamere tuuleenergiast on alles vaid hale jäänud. Põhja-Iirimaa meremassiiv. Ülejäänu jäetakse kõrvale. Sinna nad teevad valmis, tegelege ise, müüvad ära lepinguga. Nii nagu oli siin ka see, ütleme, need naftajuhtmed, et võtate ülepumpamisjaama Soome poole peale või Eesti poole, kui venelane tegi, eestlane ei tahtnud, selle pealt soomlane teenis, aga küll need uuesti käima lähevad, siin ei ole midagi teha. Siis soomlane teenib jälle sealt pealt, sest näete, Saksamaa igatahes on väga rängas olukorras selle LNG veeldatud gaasi ja sellega. See talv näitab ära kõik praegu. Nii, läheme siis vaikselt edasi, näete, mis siin oli meil jutuks. Ja pealkiri on realism rohelise utoopia asemel. Vaata nüüd nad jõudsid realismi ehk loodusseadusi hakkasid jälle mõtlema muinasjutu asemel. Ja nüüd keskendub Statkraft oma põhitegevusele. Palun. Norras olevad suured hüdroelektrijaamad ja valitud lühikese tasuvusajaga tuuleenergiaprojektid võivad jääda. Näed, sellised väiksed projektid, nii nagu härra Harri Raudvere pani püsti, hooldab seda väikest, need võivad jääda. Näete, siin ütleb Norra poiss ka ju. Need ei sega kedagi, käib oma põristab ära seal, oma aja, ta ei koorma võrke üle, võib-olla võtavad maha, võivad jääda. Näed. Kõik muu on väljas ja uus moto, näete, vähendada kapitali mahutusi, vähendada riski, suurendada kasumlikkust. Vaata, siin ma saaks nüüd asjale pihta, kui mõni erakond õikaks need sõnad välja oma loosungis. Vähendaks kapitalimahutusi, vähendaks igasugust riski, siis saaks ära energiariski ja suurendas kasumlikuks, et inimesed jääks siia elama, töötaksid edasi, saaksid asjaga hakkama. Ja näete, mis tegelikkus nüüd on juhtunud ilusti rahulikult. Tegelikkus, investorid ei saa rahule jätta pöörlevate, toetusi neelavate masinatega teraspostide. Nii. Selle viletsuse keeleline pakend on eriti huvitav. Nad räägivad strateegilisest ümberkorraldusest, eufemismist, mis on tegelikult kirjeldab järsku kannapöörde tegemist. Näete, Statkraft on aastakümneid olnud takerdunud ideoloogiliselt ülepaisutatud projektidesse üle kogu maailma. Näete, ta ei ole väike, ta on viiking, suur firma. Olles alati juhitud rohelise globalistliku muinasjutu poolt, et tuule ja päikese energiat saab kullaks muuta. Buratino lugu. Nüüd on selge,
et ilma stabiilsete hindade garanteeritud soodustariifidega tarbija kulul ja kallite maksumaksja kulul makstavate toetusteta on märg ökounistused vaid õhupuhitus. Õhk võtab ka gaasi täis, nad on aru saanud sellest, eespool ütlesid, hüdroelektrijaamad ja väikene tuuled võivad rullida. Neil on neid hüdroelektrijaama iga mäe juures, seal on ju need paisud, kui te vaatate, nad hätta ei jää ja naftat nad müüvad siin Inglismaale, naftapuurtornid ja seal kõrval või ära. Need äri käib ja Norral ei ole häda kedagi. Nii. Ja vot, mis nüüd siis toimub, see on nüüd viimane lehekülg selle Statkrafti omad ja põhjused on struktuursed. Elektri hinnad Skandinaavias on äärmiselt madalad seal taga. See, et riiklikult kontrollituv energiaettevõtte nagu Statkraft, mis oli pühendanud rohelisele dogmale, näete, dogma on siin sees ilusti lollusena sees, kukub nüüd majandusliku reaalsusega nii järsult kokku, on hoiatus kõigile neile, kes usuvad, et kliimaideoloogiat saab pikas perspektiivis jätkusuutlikuks muuta. Statkrafti taganemine ei ole üksik juhtum, vaid laiema kokkuvarimise eelkäija. Hiiglaslikud investeeringud tuule päikeseenergia projektidesse kogu maailmas on üha ebakindlamalt pinnal. Need, kes toetuvad kunstlikult loodud turgudele, ei tohiks olla üllatunud, kui need ühel päeval kokku kukuvad. Olgu see siis nõudluse vähenemise, tehniliste probleemide ja heitlike ilmastikutingimuste või lihtsalt valitsuse toetuste kaotamise tõttu. Näete nüüd ise, mis siin sellises olukorras siis toimuvad. Oleme suuremale pildile. See peaks olema esimene õppetund nüüd üle pikka aja, aga teen väikest reklaami, kui te tahate ka teistest firmadest kuulata, siis võime ka neid teha. Mõned on siin olemas, on Mitsubishi, siis on ka Porsche muudab ennast, see on autofirma juba ja nii edasi, nii edasi. Nii et ma ei hakka siin tegema, muidu inimesed järsku ei tahagi vaadata selliseid imelikke lugusid, aga näete, Norra pani asjale kirve pakku kinni ja aitab küll teile. Aitäh sulle, Andres. No suurepärane ettekanne ja just täpselt minu kommentaari põhjendus, esimese ploki kommentaari põhjendus oli see järg. Nii hästi läks kokku kohe. Aga siinkohal võtame saate siis kokku, et kõike head ja nägemist. Nägemist ja saatke kommentaare ka küsimustega. Meil on Eestile plaan B.